tere hommikust, taas kord Tallinna lennujaam EMSi 75 sünnipäev ja me sõidame, lendame Hurghadasse. Nii et tule meiega. Ja siit hakkab vaikselt reis. Raha sai vahetatud dollareid Egiptuse naelu ja võtsime sellise uhke hommikusöögi 8.20 munapuder peekoniga ja saiad ja 2 kohvi ka ja varsti on lennukile juba minek. No nii, sellise paberi saab siis ja nüüd saame siis siit kontrollist läbi, et see on siis nüüd see viisapaber. Saime siis hotelli, et selline, mis ta siin on, eks ju? Šampoonid, balsamid, föön ja lähme vaatame siit edasi. Nii, väga suur tuba. Maksin 20 eurot juurde, siin oli see süsteem, et kas sa tahad siis seda linnavaadet ja kui on, või siis maavaadet või siis merevaadet ja siis me võtsime merevaate ja see on siis merevaade, et 20 euri panin juurde. Seal on siis jõusaal asjad, all on siis söök, selline mõnus rõdu ja siuke nagu ta on. Aga nüüd ma lähen vaatan, ma sain emaga, et saan ema täna õhtu viia restorani. Läheme õhtu Argentiina restorani sööma ja sain ka emale tellida tordi. Ja siin on siis siukene sisehoov, et noh, mingi rohelus siin ikkagi on, et aga seda poolt väga ei ole näidatud nendes videotes, et siin on siis see sisehoov. Seal tundub, et alles ehitavad neid, seda esimest majakest juurde. Nii et selline huvitav. Siinpool on kindlasti vaiksem kui seal, kus meie oleme. Aga jällegi hea. Ja nüüd ma tegin siin ringi peale, et ma näen, et siin hotelli siis veel ehitatakse seda. Et siin tehakse siis välja sellist ilmselt siis mingit baari osa ja seal tagamajades käib siis nagu elu, aga siin see on teine hotell seal juba, Paradise Gardens ja siin on siis niisugused väiksemad majad, mis on tühjad veel, need siis ilmselt on ka uued, et selline elu ja meie oleme siis seal taga selles valges osas, valge ja sinisega osas. Seal üleval on jõusaal, sinna kindlasti hommikul. See on päris huvitav. Minul on siis mereannid ja ema võttis siis sellise faita. Nii et proovime ära. Come on, hey! Oh, how do you wanna leave? How do you wanna fight? Tere hommikut, on 19. aprill. Oleme siis ärganud, kell on 6:30, Eestis 7:30. Oleme varajased nagu kodus ja täna siis oleme hotellis ja vaatame, mis siin siis toimub ja käime ka siis rannas. Seal eemal see kõrgem maja, see on siis jõusaal. Tahame ka sinna minna, vähemalt mina. Ja lähme vaatame, mis siin siis täna teha on ja käime ka hommikusöögil. Vot niimoodi, aga ilusat päeva meile. Ja tahtsin näidata, et mul on üks uus asi kaasas, selleks on selline kohvifilter. AliExpressist tellisin endale ja proovime sellega teha kohvi, sest et teada on, et Türgis ja Egiptuses ei ole kohvi nii hea. Et oma kohvi on ikkagi kaasas. Üldjuhul ongi igas riigis mul kas kohvikapslid vaja poest osta, kus on kohvimasin või siis
tuleb ise kohvi teha, aga pätikohvi mulle väga ei meeldi niimoodi ja siis on selline sõel, et proovime selle ka ära. Ma annan ka selle kohta teile kindlasti teada, kuidas selle sõelega kohvi siis on. Minu hommikune toiduvalik on siis 2 muna, väikene croissant, võtsin veel ühe jogurti ja ema võttis siis sellise valiku, et proovib seda punast vorsti ka ära, nii et aga anname minna. Номер 27 и 29. Если вы хотели все удовольствие получить, пожалуйста, номер 22. Ja meil on siis aeg randa minna, et siit hotelli eest läheb siis selline buss. Lähme selle bussiga randa. See on nüüd mingi teise hotelli hoov. Siit lähme läbi. Ja käes on lõunaaeg ja võtsime siis lõuna siit. Siin on siis Flow Spectrum hotelli väliala, kus saab siis rannas süüa lõunat. Siin on siis pakkuda küfted, friikartulit, kevadrullid, natuke salatit ja muidugi külm õlu. Nii et see on väga hea sellise ilmaga. Nii, ja tänaseks on siis rannas käidud ja läheme nüüd bussi peale tagasi. Aga mis ma tahtsin öelda, et mul on peas siis Turbana ja mul on seljas smartan.ee valikust siis võetud läbipäevituvad riided ja teate, nendega on ülimugav olla, õhk käib läbi, nendega võid päikese käes veel olla, kui sa oled nagu põlenud ja nad päevituvad natuke ka juurde, nii et mina ütlen küll, et minu valik oli siis praegu selline. MC kleiti ja minu teisi pükse ja asju näete veel ka kindlasti, aga praegu siis lähme tagasi ja vaatame, mis siis tänane õhtu veel hotellist toob või lähme hotellist veel välja, ei teagi. Ja siin saab panna siis kirja aega restorani, et on 5 erinevat restorani ja saab siis panna siin ajakirja, et eile käisime siis seal Argentiina restoranis, täna on Itaalia restoran ja homme läheme siis Aasia restorani. Nii, et siin on siis see foyer, ilus, valge, puhas, väga valgusküllane ja mõnus. Niimoodi. Nii et vahepeal ka seda pilti. Ja siin on siis Flow Spectrumi siis vaade lobibaarist. Siit nagu merd on näha, et ilmselt kui nad ehitasid, siis neid maju siia ei hakatud veel ehitama, eks ju. Aga nüüd siis ehitatakse siia ette majad nendel. Et see on siis nii merevaatega. Ja siis lobibaar. All on siis reception ja see on lobibaar. Lillenupukesed on valmis linna minema. Kõigepealt lähme Itaalia restorani ja siis see, mis sinna all pakutakse, me vaatame, mis see on. Eilne Argentiina ei olnud nagu midagi palju ütlev, võib-olla liiga väsinud ka, aga nüüd lähme ka sööma ja vanalinna. Ja see on siis see Itaalia restoran. Kell oli meil pandud 6:30 siia aeg. Et kohe vaatame, kas leiame ka kohad ja mis see siis endast ette kujutab. Siin on siis eelroad mozzarella ja veel mingi salat ja siis siin, kuidas nad seda kõike teevad. Et on selline avatud köök. Sellised toidud siis, aga proovime ära. Ja läheme taksoga siis sinna Ashishi. Nii, nüüd me tulime, taksojuht tõi meid siia, et kas me tahame fotot teha ja siin on siis selline mõnus keskväljak ja siis saame siin teha. Emps on nii õnnelik. Nii ilus. Nii ilus.
see on nagu seal Eesti saates, oo nii ilus, et see ilu ei jää kõik küll siia pildile, aga siin siis teeme mõned pildid. No nii, emps sai pildi. Tulime siia Salhašiži juurde siis vesipiibu kohta. Mega näeb see välja. Võtsime teed ja võtsime siis lõoks üks vesipiibu. Õpetasin mampsile ka seda tegema, aga ta ei saanud hakkama. Tema on meil suitsetaja endiselt, aga sellega ta hakkama ei saanud. Aga hästi nunnu koht on siin tõesti. Ja siis toodi meile nüüd teed. Sellised mõnusad väike tattel on kõrval. Väikesed teekannud ja piip. Ja väga mõnus olek. I don't turn up tonight with the ball and sticks and light. There's võtsime hotelli juurest endale siis golfiauto, saime 15 euroga siis, aga andsime natukene ikkagi rohkem, me saame sellega siis tund 15 sõita. Tulime siis siia ümbrusesse vaatama, saame siis mööda rannapromenaadi sõita, et jällegi väikene elamus tulla siia, võtta see ja sõita sellega ringi. Vaatame, võib-olla saame siin siis ka natuke kusagil süüa ja et kui olete tulemas Surgadasse, siis vaadake neid golfiautosid. Siin on siis shopping, kus siis saab natuke shoppata. Ja tulime siis linnast ja meil on käinud koristajad. Aga raha me neile ei jätnud, aga nad ikkagi jätsid meil ühe elevandi siia voodi peale. Ei, päris hea, päris hästi, väga hästi. Aitäh teile, koristajad! Tere hommikust, läheme hommikusöögile. Ma ei võtta väikse prille kaasa, silmad kissis. Käime täna siis kõik 3 toidukorda võtan teile ülesse, hommik, lõuna, õhtu. Lähen käin täna ka seal üleval jõusaalis ära, sportbaaris, et vaatame rohkem seda hotelli siis sellise pilguga, et kas siia soovitan tulla. Hommikusööki ja kõike söögikordi saab siis süüa siin õues ja ka sees. Siin on väga palju kohti, nii et läheme vaatame. Kohe sisse tulles on siis siin igasugune koogivalik. Leivad, saiad. Meie hommikune valik siis muna, sai ja ube, kurki ja Emsil on siis siuke valik, nii et hommiku ikka alati munaga alustame. Vaatame siis ka üle basseinid. Mis basseinid siin on? Et siin on siis 1,35 m vesi ja sealpool oli siis juba 1,70 m. Et lähme vaatame, mis seal tagapool on. Me ei ole veel seal tagapool käinudki. Ja meie tuba on siin üleval siis. Ja siis selline meie basseini vaade.
ja siin on siis madalama veega 50 sentimeetrit on siinpool. Et on selline ala, ma arvan, et meie tuleme täna siia, sest et siin käivad vist jalgpalli ka mängitakse. Täna on tuuline, seega vist on siin basseini ääres täna parem olla. Ma ei ole veel kindel, mis nende ratastega siin on, aga siin on igal pool jalgrattad või need sellised pandud välja rattad. Väga paljud ütlesid, et aprillis minna Egiptusesse, et on väga kuum, siis ma ütlen, et ei ole, et väga-väga mõnus ilm on tegelikult. Et päike paistab, palmipuud täiesti, vaadake. Et üsna kõva tuul on ja see tuul on just ju hea, eks ole. Ja täna siis tõesti, et proovime siis olla siin hotellialal. Täna soovin siis filmida veel lõuna ja õhtusöögi ära, käia ka jõusaalis trenni teha. Et iga päev ma olen 1 õlle, 2 õllet vähemalt ära joonud, siis ma proovin, et ma täna õllet ei joo ja ma lähen kas või lindile kõndima, et midagi teha. Ma ei võtnud kaasa endal jooksutossa või jalanõusid, millega minna kõndima, et muidu siin saaks kõndida mööda tee äärt oma 5 kilomeetrit ära teha. Ja aga lindile ma saan vähemalt sokkidega minna. Ma ei tea, ma mõtlesin, et nii palav on, et ma ei hakka tosse kaasa võtma, et kuhu ma ikka selle palava ja kuumaga kõnnin. Aga tegelikult nii ei olegi. Siin on siis jäätise kohvik, siin saab siis jäätist ja tulin võtma siis miksi jäätist, siin on üks tore poiss, siin saab siis kipsistega, vahvlitega, selliseid erinevaid jäätiseid, võtan kõik miksi jäätise ja siin on siis nendel menüüd ka. Lähen proovin siin üleval trenni ära, et see on siis hotelli jõusaal. Niimoodi õuest minna ja lähen proovin ära. No nii, reiepink. Sellised asjad siin kõik olemas. Väga hea. Mõnus vaade. Saab sooja teha. Siit saab ka vett võtta. Minul on jalanõudeks plätud ja sokid. Ja vaata, mis on teisel korrusel. Siis puhtad rätikud, self-rätikud. Ütleme nii, et siin saab ikka kogu keha trenni ära teha. Ilusti vesi, hantlid. Kõik on tegelikult olemas. Ja mis sa veel tahad? Ilus vaade. No nii, spordiinimestele siis siin on siis selline masin. Mina siukestega ei ole ennem teinud. Et selline masin. Siis proovisin ära. Üsna hea. Et mingi võhma ikka annab ära. Nii, selline siis. Et sellised erinevad. Muidugi ka see. Ja see vaade. Ja siin on väga hea. 2 kliimat puhub. Et väga nagu normaalne. Et ennem söömist sükene väikene trenn ära teha. Siin asub siis hotelli sportbaar. Saab siis siin väljas istuda ja sees. Lähme vaatame, mis siin sees on. Siin on siis selline, nagu ma aru saan, saab siin mingi kanaleid vaadata ja nii. Ja siis on see jalgpall. Kohvi saab juua, erinevad kohvijoogid ja vaata, mis siin üleval on. Siin on siis PlayStationid, nagu ma näen. Kotttoolid. Ja see õhuoki, see on päris huvitav. Saab seda siin mängida. Ja üleval oli siis katusekohvik veel.
selline väga tore istumine, merevaade. Seal paistab kohe siis see jõusaal. Ja siin on siis selle hotelli nagu siis see teine osa. Ülevalt on hea alla vaadata. Kohe hakkab õhtusöök ja lähen filmin ka tänast õhtusööki. Õhtusöök on siis algamas. Lähme vaatame toidu üle. Siin on siis mereannisupp, mingi kalasupp ja harira, ma ei tea, mis see harira on. Saab peale panna siis saiakuubikuid ja sidrunit. Ja meil läks õhtusöögil vool ära, hommikusöögil läks vool ära ja nüüd läks õhtusöögil, kuna siin on generaatorite pealt tuleb nüüd siis see vool, aga me saime endale söögid ette tõstetud, nii et õues veel on valgem, aga nii et ei ole enam elektrit. Emal on siin väiksed kõhuprobleemid ja siis me mõtlesime, et võtame siis tekiilat, et proovime. Ja meile toodi nii suured tekiilad, et kui ma siia kõrvale panen, siis need on nagu ikka väga suured klaasid ja nii toodigi ja nüüd ma ütlesin, tooge ikka sidrunit ja soola ka, nüüd ta läks tooma. No nii, ja nüüd on siis lõunaaeg, lähme vaatame, mis Blue Spectrumis siis lõunaks pakutakse. Saiavalik. See roheline pistab kotti. Ühesõnaga nüüd on nii, et meie tulime Uberi peale ja me läheme, sõidame siis Hurghada Downtowni. Lähme vaatame sinna kesklinna, sinna marketile, sinna turule ja vaatame, mis seal on. Ühesõnaga taksojuht hakkas juba sebima, et tema võiks olla meie turvamees ja mida kõike. Aga me ütlesime, et me ei taha, siis ta tahab meid tagasi tuua, et kui me sinna saame praegu mingi 3 €, kes ta ütles, et teeme nii, et te saate tagasi ka ja tagasi saate te siis 14-ga. Ma ütlesin, et ei, aitäh.
eks see kauplemine käib ja eks see hinnad ongi nii, nagu nad on. Nii et lähme vaatame ja vaatame, mis tänane ühesõnaga, me jõudsime nüüd linna, taksojuht tahab meile hakata seda linna siin näitama. Me natuke lugesime tal olla, turismipolitsei on ka õnneks siin. Et me lähme vaatame siis siia natuke ringi ja filmime siin ka. Ei tea nüüd, kas me oleme lõksus või mitte, aga me vaatasime, siin on igasuguseid komme ja asju, mida võiks nagu osta kaasa. Ema tahab osta. Siin olid mingid sellised kommid, värgid, tatlid. Ja kui ma küsisin, mis hinda ta teeb, siis ta ütles, et vaata kõik valmis ja mina teen sulle parima hinna, et ma ei tea. Ema leidis enda eukalüpti ja nüüd ta tahab sellega vist seda saada. I know. Ema, see on seesama, mis Türgist teinud sulle. Ja ma seda tahan. Hier. Seesama? Ja, tean. ja, tean. Ühesõnaga, me võtame vist sea või kreemid ka, siis me läheme ära, siis taksojuht juba ka meile ootab siin. Siis ei tea, siis need on eukalüpti kristallid, need pannakse kuuma vee sisse, kui sa oled haige. Ja siis sa saad neid hingata sisse seda ja see teeb kõik nagu lahti sul need asjad, et COVID ajal me võtsime ka neid. Nüüd on kõik YouTube'is. Saime lõpuks poest välja, nüüd me tulime siia, siin on ainult see kohalik turg ja asjad ja me saime taksojuhiga endale kaasa ja taksojuht turvab meid siin nii-öelda. Ma ei tea, siin on küll nagu tavalisi inimesi ka küll, aga ikkagi kindlam on. Ema tahab söksid naljasärke osta meil 2 noormehele ja siis ta vaatab siin neid särke, et vaatame, mis siit siis lõpuks hinna saab. Siin hakkab palveaeg. Siin seda kaupa jätkub, aga liigume edasi, meie taksojuht ka ootab, et me lähme vaatame selle mošee ära ja lähme ka kohalikku toitu sööma. Siin on siis kohalik juurikapood. Selline üks naine on siin. Ja siin kõrval olid 2 meest põrandal söövad. Päris huvitav. Lähme jalutame sinna mošeesse, et see on kõige väiksem mošee siin. Me oleme Eldamaaris ja lähme vaatame edasi. See on jah selline, siin pidid siis käima ainult mehed ja see taksojuht ütles, et praegu on siin tänavad tühjad, et aga vaata, kuidas siin tullakse, pilgutatakse tulesid, aga tunni aja pärast on siin täiesti fullis need tänavad, kust läheb siis see elu nagu lahti. See on väga võimas mošee, ma lähen vaatan, siin peaks sisse ka saama. Ja mošeesse ma sisse veel ei saanud, ma pean minema võtma endale sealt need riided ja siis vaatame, mis selga saab. Sain siis endale selga sellise kostüümi ja sellega ma siis lähen sinna sisse. Jalanud peab ka jalast ära võtma. Siin on eestikeelne Jumala sõnumitooja ka olemas. Jaa, praegu filmin ja
me lähme sööma sellisesse kohalikku kohta, Eldarak, see on siis AI ja kõigi kohalike seas öeldud väga kuulus koht. No nii, restoranis siis menüü ja vaatame kohalikku toitu. Väga kohalik vaib, mõni turist on ka. Nii, ema proovib. No nii, sellised taldrikud toodi, tahiini ja siis hummus, salat ja veel tahiini. Liivakaus ka ja see on siis tahiini ja nende asjadega ja siis lihad tulevad ka. Mu ema minesta sellest, ta nägi, et ma hakkan tuvi sööma. Ma proovin ära. Selline roheline supp, et ma kohe proovin ära ja taksojuht näitab, kuidas me seda sööma ka peaks. Niimoodi peab seda suppi siis sööma, paned siia ja siis miktid ja pistad suhu. Ema sai kana ja see taksojuht võttis lamba ja kes siis tuvi söönud ei ole, on ju, mul endal, ma tahan mõelda sellele praegu, on see on seest reisiga täidetud, see reis on kaneeli maitsega ja linnamelu ka siis siit. Nii, taksojuht läheb meile õlle ostma, pakkus meile, kas me tahame autos väikest õllet võtta, võtab meile siis kohalikku õllet ja siis sõidame edasi. Restoranis läks meil maksma siis 28 €, kolmele kõik see toit, see oli nagu mega hea. Kuidas siis see toit oli? Väga hea toit oli ja väga palju oli. Toit oli tõesti nagu väga palju, ma sain lammast maitsta, kana maitsta, tuvi sõin, salatit, hummust, tahiinid, kõike proovisin ja see kõik oli nagu väga hea. Hummus ja tahiinid olid mõlemad natuke nagu mõreutad, aga muidu oli nagu väga hea. Ja see leib ja kõik, kus juures ja taksojuhil võttis veel koju kaasa ka, nii et lähme sõidame nüüd hotelli edasi. No nii, oleme siis linna pealt tagasi ja meil on siis siin need ostud, mis me saime ja leppisime siis taksojuhiga kokku, et homme lähme siis sinna Marinasse, et võtab meid jälle peale, nii et kohtumiseni homme. Nii, uus päev, me sõidame täna siis sinna linna, käime poes, käime apteekis ja käime Marinal, nii et vaatame, mis see tänane õhtu siis toob. Mina olen siis neiu punases, nagu mulle öeldi. Nii et lähme ja tänase kokkuleppe hinna me saime siis 30 €, see tüüp sõidutab meid jälle. Ja seal on siis need õiged. Võtsime siit Salhasi piirkonnast välja ja siis taksojuht saab sellise kaardi, et see on nagu siis selline luba, et ta võib siia sisse sõita ja siit välja minna ja siis meid pärast veel tagasi tuua ja niimoodi. See on selline turvatud piirkond tal. Ja nüüd lähme siis, sõidame edasi. Meile esinetakse. Tulime poodi ja siis siin on sellised koogid, selline mõnus koogivalik. See on küll süldi vormis tehtud. Väga lahe. Lihahinnad ka siis väga odav, kuulge, 520, 200, 400, ütleme mingi 5 € või. No nii, siin on heeringat ka saada. Me poes ära ja me tulime siia maiustuste poodi ja siin me siis proovime maiustusi ja siis võtame kaasa ka. See on siis kreemi kunafa. See maksab siis 85, 250 grammi. Võtame koju kaasa. Ma ei tea, siin on nagu seda valikut nagu megalt või hästi need on tehtud. Minu lemmik 3 piimakook. Wow. Siin on tõesti nagu ja need ei maksa üldse nagu midagi. On sendid tegelikult. Siin on ikka seda valikut ja tordid, vaadake kui ilusad läikivad. See tähendab seda, et see šokolaad on väga hästi nagu siia sulatatud peale.
See valgus ei ole võib-olla nii hea on siit vastu. Selline karp maksab siis 20 €. Siin on kõik asjad sees. Ja see on siis 10. Natuke peale. Nii. Me lähme siis nüüd. Hakkame jõudma siis sinna Marinale. Siin siis veel seda kohalikku elu, aga ütlen küll teile, et 30 € küll see taksojuht, aga tead, päris palju ikkagi näeb, et võib mõelda küll, et käin ise, teen ise, aga see kohalik elu ja see on ikka palju toredam nagu siit näha. Natuke Aafrika tunne, aga eks me olemegi ju Aafrikas tegelikult. Nii, oleme jõudnud siis siia Marinasse. Selline, kus siis on paadid ja värgid, et selline väga luksuslikum. Ohoh, see natuke meenutab juba siit Malaga sadamat, kus sai hiljuti käidud. Kohvikud, baarid, restoranid, parassailing. Vaatame edasi. Siin tehakse siis nime 10 €, nagu hotelliski. Nii, rongid sõidavad. Ja taksojuht, emps. Ja paadid. Ja siit lähevad siis välja kõik need igasugused paaditripid ka, et siia tulla, siis saab siit paaditripile minna. Aga jällegi huvitav vaatamine. Ta Egiptuses tegigi seda laevareisi. Ma ei mäleta täpselt. Hakkab pühapäeval lund sadama. Siis rastapatse panna, soenguid teha. Üks tüüp on tegema läinud. Väga huvitav. Ja seal saab siis seda silma iirise pilte teha. Aga lähemegi välja ära, lähme vaatame, kas saame kusagil vist kohalikku toitu ja võib-olla ka apteeki ja hotelli tagasi. Väga. See on toru. Kohalikud taksod. Väga ära. Mina siin küll sõitliikluses hakkama ei saaks. Me oleme tulnud väga kohalikku kohta sööma. Siin ei käi ühtegi turisti. Nii et lähme siit sööma. Siin on menüü. Ja siin on nagu araablastele ikka kombeks, siis hakkad nagu tagant poolt võtma menüüd ja vaatad tagant poolt seda. Aga siin tundub, et siin on nagu palju paremad hinnad kui eile meil seal olid. Et siin on päris kohalikud inimesed ainult käivad söömas. Ema sai siis kana, päris huvitav. Siis on talle seal hummus, siis meil on salatid, taksojuht sai suppi, salatid ja mina sain lamba. Nii et proovime. Ja toodi veel seda eilset suppi, mis ma eile sõin, ma proovin täna ka ära. Ja siin on siis liha ja nendest kastmes, ma ei tea, mis need pikad on, sellises kastmes. Ja nagu ikka tuleb Egiptuses apteekist ka midagi võtta, siis kollageenid ja asjad, nii et vaatame, mis see siis kõik maksma läheb. TikTokis tehti reklaami, et need on väga odavad ja ma läksin vähe jälle hulluks, aga midagi ikka. See on lastele siis mega suur hotell Neverland. Siin on siis see kontroll, et lähme nüüd siia meie linnaossa sisse tagasi. Tere hommikust! Emal on väike kõhuhäda külge tulnud. Ei teagi, kas eilsest söögist või lihtsalt siin pesemata käed ja näppinud midagi võib-olla, eks ju. Viin talle tuppa nüüd sööki. Mina ei tea, kas omlett oli just hea valik, lasin ta üsna küpseks, saia, muna ja ehk midagi läheb alla. Lõunaks vaatame äkki riisi ja rohud on juba sees, ravi on peal, nii et turvalist reisi. Tulin vaatama receptionsisse, et mis kell homme siis tagasisõit tuleb ja tagasisõitu veel kirjas ei ole, et selle saame õhtu teada. Aga ma lähen vaatan nüüd natuke siit seda ümbrust, et mis siin
mis siin toimub ja seal lastebasseini pool ja seal ma pole veel käinudki, et lähme vaatame, mis seal siis toimub. Siin on siis näha, et siin on siis need erinevad poed, kusjuures me pole veel siin nendes poodides käinudki, me oleme ikka välja käinud, eks ju, aga meil ei olegi siia vaja nagu tulla. Ja siin on siis lasteala, et kuna lapsi kaasas ei ole, siis pole siia asju, eks ju, olnud. Aga oi, väga äge on siin ju. Ka muusika, värgid. Hästi vaikseks on jäänud. Et eks rahvas vahetub, rahvas on rannas, aga niisugune väga mõnus vaikne hotell on tegelikult selles mõttes, et rahvast ei ole. Ainuke nuri, mis tõesti on, et õhtu on tuppa kusta see välisse kisa on nii, see möll, see muusika, et kui tahad privaatsemat, siis kindlasti küsida mitte siis merevaatega tuba või seda. Aga siin ta siis on lastetorud ja pisematele. Ja see on siis ka selle hotelli teine pool siin tagasi roosa. Siit saab rätikuid. Ja vaatame siis. Et täitsa tühi, aga sulistada saab. Ja siit siis, ütleks nii, et siit mäest võib mina ka olla tulla. Et see tundub niisugune lahe. Ma mitu aastat juba olen pelgan nüüd juba tulla siin. See lastele meeldib. Ja see ei ole ainult lastele, siin on ikka täiskasvanud ka julgemad lapsevanemad. Ja tuubiga saab ka siis tulla alla. Ja siit siis selle hotelli eestvaade. Ja siit on siis hotelli eestvaade täiesti kõrb ikkagi. Et siin on nii kõrb ikka. Ja see on siis, Salas-Siis on siis täiesti uus piirkond. Siin, no mitte nii uus nüüd, aga ehitatav. Ma arvan, et 10-20 aasta pärast on siin kõik see kõrb ikkagi hotelle täis. Ja siin saab siis tõesti ainult lubadega sisse siia Salas-Siisi piirkonda. Ja siit tagant nüüd, ma lähen nüüd välja siit saali juurest ja ma lähen vaatan, siit peaks jääma siis rand. Siin on siis täiesti kõrb ja rand jääb siis sinnapoole. Et siit ei olegi ju palju minna. Ma mõtlesin, ta ütles 20 minutit, siit pole isegi 20 minutit minna. Täitsa hea ju. Lähme vaatame üle selle ranna. Dušid kohe siin. Selja taga on kohe ka vetsud. Täitsa kõrb. Siin on mingi päris mõnus ju promenaad. Mul on viimane päev siin jäänud ja ma nüüd avastan, eks ole. Minu jaoks on väga lahe koht tegelikult. Ja siit saab tegelikult mööda rannajoont Salas-Siisi kindlasti. Me panime ringiga, aga siit on veel lahedam golfiautoga sõita tegelikult. Nii. Tere hommikut! Ja ongi viimane hommik siis siin Flow Spectrum hotellis. Viimane hommikusöök on tehtud, 10:20 on meil siis transfer ees. Läheme lennujaama, kell 2 läheb lend välja ja kell 8 peaksime olema siis Tallinnas, et siin on siis pandud tagasilend kuidagi nagu varuga. Kui siia lendasime, siis nagu oli kirjas 5 tundi, kokku läks 4:20, siis nüüd tagasilend on nagu 6 tundi, aga ilmselt jõuame ka varem. Mis ma siis oskan öelda? Mina ütlen küll, et 10-8 on see Flow Spectrum, et kindlasti mina ütlen, et võite küll tulla. Inimesi on erinevaid, arvamusi on erinevaid, mida keegi tahab. Mina võib-olla olen toidu suhtes kindlasti selline, kes tahaks rohkem värskemat. Kurgid, tomatid, kõik asjad olemas, lehtsalatid, kõike nagu on, aga kindlasti see Egiptuse maitse ei ole meie eestlase maitse mingites asjades, et mina võtsin riisi kana, siin olid kastmeid asju, aurutatud köögivilju oli
suppi ma ei proovinud, ema proovis, supid on nendel ikkagi nagu teistsugused kui meil, et siin sa ikka ei saa seda seljankat, eks ole. Aga hommikusöögiks tehakse sulle muna, tehakse omletti otse panni peal. Nii et mina ütlen küll, mõnusad basseinid, see on siis üks suur bassein, see on siis soolase veega, siis mereveega ja täitsa mõnus. Näitan korra veel siit seda, et meie olime siis siin rõdu peal, eks ju. Aga siin all on sellised mõnusad toad tegelikult, et kui sa tahad, siis sa saad alati siia alla küsida endale toa ja sa saad otse siit toast tulla basseini ääres olla. Hommikul saad siin terrassil võtta päikest, kohvi juua. Et selles mõttes nagu mina ütlen küll, päris hea. Meie võtsime merevaatega, emale see meeldis, aga ilmselt kui nad hakkasid hotelli ehitama, siis see merevaade nüüd nendel läheb nagu kinni, et seal taga nagu on näha, nad ehitavad siin neid maju, uusi hotelle siia ette. Ja nii, et meie reis on lõpukorral lennujaama ja vaatame, teeme siis ka lennujaamast väikse review teile, et ma veel kord tänan kõiki, kes on minu kanalit hakanud jälgima ja pange kindlasti like ja follow ja tulge mind vaatama ka Instagrami Jane Kokkab ja ka TikTokis teen Jane Kokkab ja Inkujuta. Nii et tulge puhkusele. Meid on nüüd siis toodud bussiga siia turistimagnetisse, me saime siia numbrid kaela ja siis me peame 15-20 minutit käima siin ringi. Tule ema minu järgi. Et ma ei tea, milleks on vajalik, et siit saate süüa, juua, osta midagi, et lennujaam on pikk maa, et seal oodata ja kõik siukene. Et sama nagu Türgis on ju, et vaatame siis natuke ringi. Siin on siis taisse ja värke ja magneteid ja püramiide ja igasugust värki, nii et siit võib kõik endale osta siis. Ise valmistavad siin neid asju. See on küll huvitav. Ma leidsin enda ka siit. Palju see lõvi maksab? Küsida käest. Ja olemegi lennujaamas, nii et head aega siis Hurghada. Ei tea, kas saab tagasi siia või ei saa. Et eks elu näitab. Et oli väga tore. Aga võtame veel lennukist ka mõned kaadud ja vaatame ka lennujaama, mis me lennujaamas veel süüa leiame ja mis need maksavad. Ja nüüd koju mineks siis on jälle uuesti vaja viisapaberit täita ja saame läbi. Ja olemegi siis siin sees Tutifriide osa peal. Nii et meil on nüüd 2 tundi jäänud, lähme jalutame, vaatame süüa ja lähmegi kodu poole. Siin veel öelda, et mul olid väiksed maniküürikäärid käsipagasis, ma olen nendega saanud ikkagi nagu reisida iga reis, aga siin ikkagi võeti ära, et siin on väga palju turvalisem. Siis ema esimese emotsiooni, ema ei ole burgerit vist kunagi söönud, ta ütles, et vist Rootsis kunagi on söönud. Siis ma pidin näitama isegi, kuidas burger lahti tehakse. Aga võtsin siis endale ka purksi ja emale võtsin väikse juustuburgeri endale siis vähe suurema ja läks kokku 24 eurot sentidega. Nii et sööme ja lähme edasi.